olümpiavõitjal külas. Kuule, Mari, turgatas Kiiki-Miikile järsku üks asi pähe. Kui palju peab päevas piima jooma, et ikka piisavalt kaltsiumit saaks ja jõudu oleks? Ma ei teagi, mõtiskles Mari. Seda peaks mõne suure inimese käest küsima. Aga kelle, arutas Kiiki-Miiki. See peaks ise üks tugev ja tark inimene olema. Mari mõtles natuke. Kindlasti oskaks nende õpetaja midagi öelda ja võib-olla ema, aga siis tuli talle veel parem mõte. Talvel olid olümpiamängud ja seal võitis üks meie suusataja 2 kuldmedalit, teatas ta. Tema nimi on Artur ja ta käis meil koolis rääkimas, et kõige alus on tervislik toitumine. Tema teab kindlasti, mis need olümpiamängud ja medalid on, tahtis Kiiki-Miiki teada. Olümpiamängudel võistlevad paljude riikide sportlased ja võidavad vaid kõige tugevamad. Kuldmedalid on autasud, mis sportlasele võidu puhul kaela riputatakse, selgitas Mari. Väga hea, lähme tema juurde koju, hüüdis Kiiki-Miiki ja võttis Maril käest kinni. Mari tahtis ütelda, et niimoodi teise inimese juurde ilmuda on veidi imelik, aga ta ei jõudnud suudki lahti teha, kui nad juba seisidki ühe maja ukse taga. Lapsed helistasid kella ja uks läks lahti. Ukse ava oli suur, aga sinises spordidressis Artur näis veel suurem. Tere, me tulime uurima, kui palju peab päevas piima jooma, ütles Kiiki-Miiki vapralt. Artur muheles ja kutsus lapsed kööki. Valmistan siin just üht mõnusat piimajooki, ütles ta ja valas piima mikserkannu. Ma teen teile ka. Ta pani kannu banaani, maasikad ja jogurti, mikserdas kõik läbi ja valas segu kõrgetesse klaasidesse. Seejärel kutsus ta lapsed tuppa. Medaleid ei ole kaelas, sosistas Kiiki-Miiki tee peal Marile. Ega neid siis kodus kanta, vastas Mari vaikselt. Lapsed istusid diivanile ja Artur maandus tugitooli nende vastas. Nüüd nägid lapsed ka medaleid. Need olid sportlase selja taga klaasiga kapis punastel sametpatjadel. Et palju tuleks päevas piima juua, alustas Artur. Just, noogutasid lapsed. Piim on väga tähtis toiduaine ja mina olen seda lapsest peale armastanud, jätkas Artur. Peale piima tuleks tarbida teisi piimatooteid ka, näiteks jogurtit, keefirit ja hapupiima. Päevas võiks juua umbes 2 klaasi piima. Lisaks süüa veel kas jogurtit, kohupiima või kodujuustu, selgitas Artur. Aga kas ikka juustu ka võib süüa, tahtis Kiiki-Miiki teada. Juustu lausa peab sööma, aga iga päev natuke, sest juust on rasvane, rääkis Artur. Samamoodi on vahukoore, jäätise ja muude magusate piimatoodetega. Neid võib süüa, aga tuleb piiri pidada. Lapsed noogutasid ja kordasid kõik mõttes üle, et kuuldu paremini meelde jääks. Nüüd pean ma hakkama trenni tegema, teatas Artur. Lapsed tänasid meest vastuvõtu eest ja surusid tal kätte. Küll Arturi käepigistus oli tugev. Lapsed peaksid päevas jooma 2 klaasi piima, keefirit või hapupiima ja sööma 100 grammi kohupiima, 2 viilu juustu või 1 jogurti. Mitu klaasi piima peab laps jooma iga päev?